Esimest korda kogu selle sõja jooksul murduvad Venemaal korraga kaks asja. Esiteks surutakse Vene armee rindel tagasi. Ja teiseks hakkab Vene avalikkus pöörduma Putini enda vastu. Need kaks asja pole kunagi varem samal ajal juhtunud. Ja see kombinatsioon põhjustab Kremlis paanikat, mida me pole selle sõjalise erioperatsiooni viimase 4 aasta jooksul näinud. Vene sõjavägi kaotab positsioone ja kannab suuri kaotusi. Sõjavastased meeleavaldajad marssisid kümnetes Venemaa linnades hüüdes, enam ei mingit sõda. Vladimir Putin valmistab oma sõjaväge ette, et vastata Ukrainale droonirünnaku eest. Alles mõned päevad tagasi alustas Vladimir Putin üht selle sõja suurimatest rünnakutest Kiievi linna vastu. Rohkem kui 50 kohta tabati 90 raketi ja 600 drooniga. Kremli sõnul oli see vastulöök Ukraina rünnakule, mis toimus mõned päevad varem. Kuid see video ei räägi tegelikult sellest Vene rünnakust. Sest kui me vaatame, mida Venemaa tegelikult sihtis, milliseid rakette nad kasutasid ja millise telefonikõne Vladimir Putin pärast rünnakut tegi, saab selgeks, et see Vene rünnak ei olnud üldse seotud sõjalise strateegiaga. See oli sõnum. Ja see sõnum polnud tegelikult mõeldud Ukrainale. See oli sõnum Ameerika Ühendriikidele ja Euroopale, kahele Ukraina suurimale toetajale. Selles videos tahan ma lahti seletada 3 asja. Esiteks, Vladimir Putin on praegu paanikas, aga miks ta täpselt paanikas on? Mis Venemaal tegelikult laguneb? Ja miks ta valis just selle hetke ja just selle raketi, et saata see sõnum läänele? Sest kui me seda kõike vaatame, näeme täpselt, kuidas Venemaa plaanib seda sõda järgmisena eskaleerida ja millist hoiatust Vladimir Putin üritab ülejäänud maailmale saata. Et mõista, miks Vladimir Putin praegu paanikas on, peame alustama sellest, mis juhtus 21. mail vaid mõned päevad tagasi. Sest esimest korda selle sõja jooksul suutis Ukraina korraldada rünnaku, mis tõeliselt raputas Venemaa kõrgemat juhtkonda. Ja see ei toimunud seal, kus oleksid oodanud. See ei olnud rünnak, mis toimus Moskvas. Ukraina saatis droonide laine sügavale Luhanski piirkonda, Ida-Ukrainasse, mida Venemaa on kontrollinud alates 2014 aastast. Sihtmärgiks oli kolledži hoone, kuid seda ei kasutanud tudengid. Seda kasutati ajutise peakorterina Vene üksusele nimega Rubikon. Ja siin on asi Rubikoniga. Rubikon on Venemaa eliitdroonide üksus. Nemad olid need, kes tõrjusid Ukraina väed tagasi Kurski vastupealetungil 2024 aastal. Nad tegutsesid selleks koos Põhja-Korea vägedega Venemaa territooriumil. Ja lisaks sellele on nad alates oma loomisest põhjustanud Ukraina vägedele rindel pidevalt probleeme. Kõik see tähendab, et need Rubikoni mehed on head. Võib-olla isegi väga head. Just sellepärast on ukrainlased neid juba kuid, võib-olla isegi aastaid taga ajanud. 2025 aasta novembris kajastasime rünnakut, mis pidi tabama järjekordset Rubikoni baasi. See rünnak oli aga suurem ja palju šokeerivam. Ukraina luureagentuuri SBU andmetel tapsid nad üle 100 Rubikoni liikme, tabasid laskemoonaladu, hävitasid õhutõrjesüsteemi, purustasid komandopunkti ja muidugi kahjustasid naftatöötlemistehast. Tundub, et iga kord, kui Ukraina korraldab rünnaku, saab mõni Vene naftatöötlemistehas pihta, aga siin läheb asi huvitavaks. Putini jaoks oli see löök kindlasti valus, kuid see andis talle ka midagi, mida tal väga vaja oli. Arutlusteema, mida saab kasutada avalikkuse tähelepanu kõrvalejuhtimiseks ja võib-olla isegi kogu maailma tähelepanu hajutamiseks. Näete, nagu ma varem mainisin, tegutses Rubikon kolledži hoonest. Seetõttu hakkas Kreml pärast seda rünnakut kohe levitama lugu, nagu oleksid ukrainlased rünnanud kolledži õpilasi. Näed kutsusid selle rünnaku tõttu isegi kokku ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise istungi ja nad nimetasid seda sõjakuriteoks ning ütlesid, et Ukraina tuleb vastutusele võtta. Muidugi ei võtnud keegi seda kohtumist tõsiselt, aga ma tahan teile ette lugeda Taani vastuse, sest see on üks parimaid asju, mida ma kunagi näinud olen. Vaadake ise. Taani ütles, kui me rakendaksime sama loogikat, mille alusel Venemaa tänase kohtumise kokku kutsus, peaksime seda tegema 2 korda. Igapäevased erakorralised julgeolekunõukogu kohtumised, kaasa arvatud nädalavahetustel, et vaid põgusalt käsitleda seda terrorit, surma ja hävingut, mida Venemaa on Ukrainas põhjustanud. Ma olen üsna kindel, et Putinile see kommentaar ei meeldinud. Aga igatahes, tulles tagasi selle sõjakuriteo narratiivi juurde, siis see ei olnud kunagi tegelikult see, mida Kreml üritas öelda. Mõte oli anda Putinile katet selleks, mida ta järgmisena teha kavatses. Ja et mõista, miks tal seda katet nii väga vaja oli, pead sa aru saama, mis on viimastel nädalatel Venemaal toimunud. Näed, see Rubikoni rünnak oli halb, aga see polnud kõige halvem uudis, mida Putin hiljuti saanud on. Kõige halvemad uudised tulid venelastelt endilt. Esimest korda 4 aasta jooksul pöörduvad venelased nüüd avalikult Putini ja selle sõja vastu, mille ta alustas. Olgu, ma olen siin aus, enne kui me kõiki andmeid vaatame.
ma tean, et Vene küsitlust ei saa usaldada. Need on väga avalikult võltsitud. Sõltumatuid küsitlusi või isegi sõltumatut meediat Venemaal lihtsalt ei eksisteeri. Kõik meediakanalid, mida peeti sõltumatuks, likvideeriti kiiresti pärast sissetungi algust 2020 aastal. Seda peaksime meeles pidama. Aga nüüd, kui me teame, et küsitlused on võltsitud, on siin üks tõeliselt üllatav asi. Isegi need võltsitud küsitlused näitavad, et Putini toetus langeb. Ta on nüüd vähem populaarne kui aasta tagasi ja ta on vähem populaarne kui selle sõja alguses. Mõelge selle peale. Kui isegi sinu enda propagandaküsitlused ei suuda sinu toetust tõsta, siis on riigis kindlasti midagi katki minemas. Vaatame siis, kes tegelikult kriitikat teeb, sest nagu me oleme varem rääkinud, ei tule kriitika nende inimeste poolt, kellelt seda ootaksid. Need ei ole dissidendid, demokraatia pooldajad ega läänemeelsed hääled Venemaal. Kõik need inimesed sunniti lahkuma. Praegu tuleb kriitika tegelikult Vene sõja blogijatelt ja muidugi Vene natsionalistidelt. Need on inimesed, kes olid selle sõja poolt, kui Putin selle alustas. Nad toetasid sissetungi Ukrainasse. Nad tahtsid teha Ukrainast osa Venemaast. Ja nüüd, kui sõda ei lähe täpselt plaani järgi, arva ära, mis juhtub. Nad süüdistavad Putinit. Lubage, ma loen teile mõned avaldused. Siin on üks avaldus Vene sõjablogijalt, kes räägib olukorrast ja meeleolust Venemaal. Elanikkond, kes on silmitsi reaalsusega ilma internetiühenduseta, laguneb vaikselt. See köögijuttudes väljenduv rahulolematus kasvab ja vaenlase lootus on, et see lõpuks puhkeb ja annab tulemuse, mida nad läänes nii kannatlikult ootavad. Seda ma möönan. See oli väga diplomaatiline viis öelda, et inimesed Venemaal ei ole rahul, kuid mitte kõik ei ole nii diplomaatilised. Vaadake järgmist väidet. Jällegi, see väide on pärit Vene sõjablogijalt. Vladimir Putin ei ole siiani täna Vene rahvale sõna võtnud pärast seda, kui Ukraina relvajõud viisid läbi suurima pommitamise alates suurest Isamaa sõjast. See tähendab teist maailmasõda, sihtmärgiks riigi pealinn Moskva. Kogu eliit teeskleb, et midagi pole juhtunud. Mõned kardavad liiga palju, et oma punkritest lahkuda ja teised ei taha sõja ajal avalikkuse ette ilmudes endale tähelepanu tõmmata. Aga võib-olla peaksime lõpuks endalt küsima, miks meil on vaja presidenti, kes kardab olla oma rahva seas sõja ajal, mille ta ise algatas. Kas ta ei tea, kuidas seda sõda võita, kuidas seda lõpetada, kuidas sellest väljuda ja kas ta lihtsalt venitaks aega lootes, et kõik laheneb iseenesest? Kas nii käituvad juhid ja komandörid? Kas nad peidavad end oma punkritesse, kui nende pealinna pommitatakse? Või seisavad nad oma rahva kõrval kõige raskematel hetkedel? Vladimir Putin kardab ja ei soovi ennast ohtu seada, sellepärast ta ei külasta Belgorodi, Kurskit, Tuapset ega Krimmi. Vladimir Putin kardab liiga palju, et ilmuda pärast 9. maid Punasele väljakule ilma Donald Trumpi julgeoleku garantiideta. Kui ta kõike kardab, siis võib-olla peaks ta lihtsalt kõrvale astuma ja laskma teistel oma koha üle võtta. Neil, kes ei karda kuule ega ajaloolisi väljakutseid. Kindlasti šokeeriv avaldus. Midagi, mida veel mõned aastad tagasi poleks Venemaalt oodanud. Nüüd tahan ma veel midagi selgeks teha, sest ma tean, et mõned teist ilmselt lähevad kohe kommentaaridesse ja hakkavad kurtma. Muidugi ei tähenda selline avaldus, et Putin kukutatakse homme. See ei tähenda ka seda, et riigipööre oleks kohe tulemas. Aga teisest küljest tuli Prigožini riigipööre ka täiesti ootamatult, nii et kunagi ei tea. Kuid praegu on sellise asja juhtumise tõenäosus väga väike. Sellegipoolest on tegemist sõjameelse natsionalistiga, kes toetab seda Ukraina invasiooni. Ja nüüd see mees avalikult seab kahtluse alla sõja ning Putini juhtimise. Nagu ma ütlesin, seda poleks sõja alguses Venemaal ette kujutanudki. See on kindlasti suur muutus. Ja see muutus ei toimu vaakumis. Vene armee ei suuda kaitsta venelasi riigi sees ja ebaõnnestub ka rindel. Las ma näitan teile, mida ma mõtlen. Vaadake seda kaarti. See suur linn siin on Rostov-Doni ääres. See on üks suurimaid logistikasõlmi, mida Venemaa on selles sissetungis kasutanud. See on koht, kus kogu lõunarinde varustus organiseeritakse enne, kui see veokitega välja saadetakse. Ja tee, mis ühendab Rostov-Doni ääres Krimmiga, see maantee, mida näete Aasovi mere ääres kulgemas, ongi põhiline varustusliin, mis hoiab Krimmi sisuliselt elus. Kahjuks on see varustusliin muutumas väga ohtlikuks, sest viimase 2 nädala jooksul on Ukraina muutnud selle maantee tapatsooniks. Droonid tabavad veoautosid iga päev. Tegelikult näete oma ekraanil olevast videost, milline see maantee välja näeb. Varustuskolonne jahitakse. Ja siin on selle kampaania kõige hirmutavam osa. See alles algas.
sõna otseses mõttes teatasid ukrainlased alles hiljuti, et nad alustasid sellega 2 nädalat tagasi ja plaanivad nüüd veelgi rohkem pingutada, võib-olla isegi 3-kordistada oma tegevust. Vaadake seda teadet Ukraina kaitseministeeriumi juhilt. Me alustame Vene armee logistilist blokaadi. Me suurendame kesksete löögioperatsioonide ulatust, et süstemaatiliselt hävitada vaenlase logistika ja varustusliinid, võttes neilt võimaluse rünnakuid korraldada. Oleme eraldanud $140 miljonit otseseks hangeteks meie kõige tõhusamatele eesliini üksustele, samal ajal alustades ulatuslikke konkurshankeid. Veenlase tagala ei ole enam turvaline pelgupaik. Me haarame initsiatiivi, kasutades tehnoloogiat ja sõja külma matemaatikat, et nende tegevus halvata. Ukrainlased on aru saanud, mis praegu venelastele kõige rohkem haiget teeb ja nad panustavad sellele veelgi rohkem. Ja tead mis? Isegi selle lühikese aja jooksul on see kampaania juba Krimmile mõju avaldanud. Me näeme teateid kütusepuudusest üle kogu poolsaare ja asi ainult levib. Vaata ise. Kütusepuudus on hakanud Sevastopolis pihta. See on vaenlase süstemaatiliste rünnakute tagajärgede algus naftatöötlemistehastele ja tankeritele maismaa koridoris Krimmi. Kohalike võimude käest pole mõtet midagi küsida. Küsimused tuleks esitada Gorisimovile, Venemaa kaitseministeeriumi juhile. Ja siin on küsimused, mida need Vene blogijad esitavad. Miks ei olnud strateegiliselt olulistele tööstusettevõtetele tagatud piisavat kaitset? Ja teine küsimus, miks ei ole maismaa koridor Krimmi piisavalt turvatud? Kahjuks neil inimestel, kes peaksid neid küsimusi esitama, puudub selleks tahe. Ma arvan, et põhjus on selles, et nad ei taha aknast välja kukkuda. Sellepärast nad ei hakkagi küsitlema Putinit ja tema väikest sõpra, Rosumovit. Aga igatahes, see ongi taust. See on olukord, millega Putin peab tegelema. Armee surutakse rindel tabasi. Eliitroonide üksus kaotas ühe ööga 100 oma kõige kogenumaid operaatoreid. Peamine varustustee Krimmi põleb. Ja lisaks sellele nõuavad Vene avalikkus ja Vene sõjablogijad nüüd avalikult tema tagasiastumist. Tegelikult näitavad isegi tema enda võltsitud küsitlused, et inimesed hakkavad sellele sõjale selga pöörama. See tähendab, et Putin on nurka surutud. Nurka, mida ta tõenäoliselt varem näinud ei ole. Kui sõjakurjategija nagu Putin nurka surutakse, siis ta eskaleerib sõda. Ja just seda ta praegu teebki. See toob meid tagasi selle rünnaku juurde, millest me video alguses rääkisime. Rünnak Kiievile. Sest nüüd hakkab rakett, mida ta selles rünnakus kasutas, palju arusaadavam tunduma. Näete, 3. mail vaid 2 päeva pärast seda Rubikoni rünnakut, millest me rääkisime, vastas Venemaa, tabades Kiievit Oreshniku ballistilise raketiga. Nagu te ilmselt kuulnud olete, on see tuumavõimekusega hüpersooniline rakett, mis on spetsiaalselt loodud tuumalõhkepea kandmiseks. Ja siin on see, mida paljud inimesed unustavad. Tuumalõhkepea ei pea olema täpne, sest see teeb nii palju kahju, et võib oma raadiuses põhimõtteliselt kõik aurustada. Seega ei pea see tabama mingit kindlat hoonet või kindlat koordinaati. Aga vaata, kui sa kasutad sellist raketti, Oreshniku raketti, ilma tuumalõhkepeata, siis sa sisuliselt kasutad Ferrarit, et DoorDashi toitu kohale viia. See rakett maksab ühe stardi kohta umbes $30–50 miljonit, võib-olla isegi rohkem. Ma ei tea täpselt Venemaa numbreid, nad ei ole oma sõjaliste kulutustega läbipaistvad. Aga sellest hoolimata kasutas Putin seda raketi lihtsalt tühja garaaži tabamiseks. Ja ma ei tee isegi nalja sellega. Meil on tegelikult video inimesest, kellele see garaaž kuulus ja ta oli väga vihane, et Putin tabas seda tühja garaaži nii kalli raketiga. Vaadake ise. Oreshnik lendas kurat mu garaažidesse sisse. Vova Putin, ma näitan sulle, mille peale sa kurat miljoneid dollareid raiskasid. Need siin on garaažid. See on garaaži kooperatiiv, kujutad ette. Ja vaata, just selles garaažis, täpselt siin, kavatses onu Saša võtta 50 grammi. See oli strateegiline otsus, aga sina värdjas rikkusid selle ära. Nii et küsimus on, miks ta seda teeks? Miks ta kulutaks nii palju raha lihtsalt selleks, et hävitada sisuliselt mitte midagi? Sellepärast, et tegelikult polnud see rakett kättemaks. See oli sõnum. See oli sõnum Ameerika Ühendriikidele ja Euroopale. Me teame seda, sest me teame, et vaid mõni tund pärast seda rünnakut võttis Venemaa välisminister Lavrov telefoni ja helistas USA välisministrile Marco Rubiole. Ja ta edastas üsna lihtsa sõnumi. Viige Ameerika diplomaadid Kiievist välja. Sest sellised rünnakud jätkuvad ja Venemaa ei kavatse piirduda ainult sõjaliste sihtmärkidega. Isegi Vene meedia räägib sellest väga avalikult. Vaadake ise. Mitmed tänased Vene ajalehed avaldavad eile tehtud Venemaa välisministeeriumi avalduse. Siin see on Venemaa valitsuse ajalehes Rossijskaja Gazeta. See teatab Moskva kavatsusest alustada, nagu nad ütlevad, järjekindlaid ja süsteemseid lööke Ukraina kaitsetööstusettevõtetele Kiievis. Sealhulgas konkreetseid rajatisi
droonide projekteerimiseks, tootmiseks ja programmeerimiseks ning nende kasutamiseks ettevalmistamiseks. Lisaks märgitakse, et löögid sihivad ka otsustuskeskusi ja juhtimispunkte. Samuti kutsub see välisriikide kodanikke, sealhulgas diplomaate ja rahvusvaheliste organisatsioonide töötajaid linnast võimalikult kiiresti lahkuma. Samas on Euroopa Liidu missioonijuht Kiievis juba öelnud, et EL ei lahku. ja just sellepärast tahabki Venemaa, et kõik diplomaadid ja välismaalased lahkuksid Kiievist, võib-olla isegi kogu Ukrainast, sest Putini jaoks oleks see tohutu võit. Sellepärast saatis ta Euroopale sama sõnumi, mille ta saatis ka Ameerika Ühendriikidele. Aga väikese Vladimiri kahjuks ei võta teda tegelikult keegi tõsiselt. Tegelikult pole keegi teatanud, et nad kavatsevad riigist lahkuda. Ja lisaks sellele ütlevad Euroopa poliitikud sisuliselt, et kui Venemaa meid ründab, siis me eeldame, et see oli tahtlik. Nüüd tahaksin ma siin natuke tagasi minna ja seda rünnakut uuesti vaadata, sest Putin ei piirdunud selles rünnakus lihtsalt hoiatusega. Ta kasutas 90 raketti ja 600 drooni, et sihtida paljusid tsiviilobjekte ja siin on nimekiri kahjustatud asjadest. Me teame seda ka Ukrainast tulevate piltide põhjal. Putin ründas riikliku kunstimuuseumi, Kiievi ooperit ja Tšernobõli katastroofile pühendatud muuseumi. See kõik näitab selgelt, et Venemaa ei rünnanud ainult sõjalisi positsioone, kuigi tegemist on sõjalise erioperatsiooniga. Rünnati kõike, mida vähegi leiti. Ja kahjuks on Venemaal lihtsam rünnata tsiviilobjekte kui sõjalisi sihtmärke, sest loomulikult on sõjalised sihtmärgid kaitstud. Venemaa lootis, et selline rünnak veenab välisdiplomaate vähemalt Kiievist lahkuma ja võib-olla mõnda Lääne-linna saatkonda rajama, kuid kahjuks ütlesid kõik sellele ei. Ja just siis läks Venemaa vana purjus president avalikult vihaseks. Vaadake avaldust, mille ta välja andis. EL on öelnud, et säilitab oma diplomaatilise kohaloleku Kiievis muutumatuna, hoolimata Venemaa hoiatustest. Ilmselt on neil diplomaate üle ja nad peavad töötajate arvu vähendama. See mees on kogu selle sõja jooksul bluffinud, nii et ma kahtlen, et Venemaa hakkab diplomaate ründama. Aga siiski, juba see, et nad hoiatavad diplomaate, ütleb meile natuke sellest, mida Venemaa tegelikult taotleb. Ja see tähendab lihtsalt, et see sõda läheb veelgi teravamaks. Ukraina on seda lugu varemgi näinud. Iga kord, kui Venemaa tunneb rindel survet, ründavad nad Ukraina tsiviilisikuid. Ja seekord pole see ainult surve rindel. Putin tunneb survet ka kodumaal ning ainus viis, kuidas ta arvab, et sellest välja tulla, on muutuda Ukrainas veelgi jõhkramaks.